Praegu on täpselt õige aeg teha augustiks plaane, osta piletid ära Viru Folgile. Kes Viru Folgile ei satu, sellest inimesest mul on kohe kahju, sellepärast et meil on ju tõenäoliselt maailma parim festival. Niimoodi on mitmed väliskülastajad öelnud, kes on käinud palju festivale läbi ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga äkki tõesti. Sest me teeme seda festivali täie hingega ja korraldatud saabki selle tundega, nagu korraldaks maailma parimat festivali. Ja kui see tunne on, ma arvan, et igal korraldajal tuleks sellise tundega oma sündmust korraldada, siis saab asi ka väga hea, tuleb välja. Viru Folgil ei ole ainult muusika, meil on Kogupere festival, kus tegevusi jätkub alates siis kõige väiksematest. Meil on väga tihe lasteprogramm, kus lastel on kõikvõimalikud meisterdamised ja merendusega seotud tegevused, seal võrgu lappamised ja tänavu, kus meil on Alpi aasta, siis nad punuvad selle Alpi kelladele paelu taha ja on lastele ka teatrietendus ja filmid ja nii, et lastel igav Viru Folgil ei hakka. Väga lahe, aga mida täiskasvanud teha saavad? Täiskasvanutele lisaks siis muusikale, mis on muidugi väga hea, on ka meil filmiprogramm, kus siis vastavalt teema aastale on sellised filmid, mis on siis nendest maadest pärit, kui meil tänavu on Alpi aasta, siis on sealt kandist pärit filmid või siis filmid, mis kajastavad sealset elu. Neid võivad teha ka ju mujalt pärit režissöörid. Käis meil aastal 2015 selline mees nagu Hubert von Häuser, keda peetakse Alpiroki kuningaks ja saksakeelses kultuuriruumis on ta väga kõva staar. Need ägedad joodeldad, need Tirooli poisid ja muidugi Melanie Öisch, joodli kuninganna, täielik super on nende pereansambel, kus kõigil on kogu aeg selline kaunis naeratus näol ja milline hoog ja Eesti esinejad on alati ja ikka jah, Metsatööl Körristings, Kukerpilli Klonitsera ja veel kümned muud esinejad. 9–11 august on siis need päevad, mis tuleks kalendris broneerida ja endale siis piletid soetada, sest Viru Folk on tõesti seda väärt, et teda külastada.